Tere õhtust, on kuu 11. mai 2024. Alustame Tarvaste gümnaasiumi uudistega. Tänases saates räägime kommimaksest, autoavariist, muusikast, Aafrika abistamisest, juustutornist, liiklusõnnetusest, koerte mürgitamisest, kuulsa kunstniku näitusest, ilmateatest ja Tarvaste gümnaasiumist. Head vaatamist! Täna me räägime, kuidas Tarvaste gümnaasiumi koolil elu edeneb. Koolisööklas tulevad aina paremad ja paremad söögid. Kooli gümnaasium kambüüs või minipood edeneb kiiresti ja täitub uutest toodetest. Tarvaste gümnaasiumi 8. klass tegi loovtöö ümber Paisjärve jooksu. Kuidas maitseb ja kas lapsed on rahul koolitoiduga. Täna läks üks meie töötaja Tarvaste gümnaasiumi ja küsis teiste käest ja proovis toitu. Alguses ütles meie töötaja, et ta on rahul et ta on maitses toit ja et lapsed ütlesid, et nad on ka rahul sellega. Täna kinnitas valitsus uue suhkrumaksu seaduse. Maiuste hinnad kallinesid poodides nähtavalt. Iirise komm läks 40 senti kallimaks, Tiina komm aga 55 senti. Pilvekese komm läks aga 35 senti kallimaks. Orbiti nätsud läksid 20 senti kallimaks. Inimesed Tallinna tänavatel hakkasid protestima selle kõrge hinnatõusu vastu. Täna saadetakse toidupakkidega lennuk Aafrikasse Siiria linna. Lend algab Pärnust ja lõpeb Aafrikas. Neile tuldakse Aafrikast džiipidega järgi ja viidakse Siiria linna. Otsekohe viidi Siiria linna. Toidupaki jagati vajajatele. Eile 15. mail põrkasid Tallinna-Tartu maanteel 56. kilomeetril sõiduauto BMW ja Volvo kokku. Esialgsetel andmetel põhjustas kokkupõrke sõiduauto BMW juht kaotas auto üle kontrolli. BMW juht sai kerged vigastused ja viidi haiglasse. Mõlematel juhtidel autoload olemas. Ameerikasse ehitati 200-meetrine juustust tehtud torn. Kahjuks lagunes torni tipp paari päevaga, sest linnud hakkasid torni tippu sööma. Ehitajad ehitasid tornile uue tipu. Uus tipp oli tehtud vorstiviiludest. Torn säilib hetkel väga hästi. Hetkel külastavad torni maailma kuulsad inimesed. Eile 15. mail oli Mustlas autoavarii. Auto sõitis otsa elektritõukerattale, kus oli 2 õpilast. Vigastatud viidi haiglasse. Üks neist on hetkeseisuga koomas ja teisel on 2 luumurdu. Õnne lastele. Kandke kiivrit. Toimus näitus 16. mail 2024. aastal. Täna avatakse kuulsa kunstniku Miia Puu näitus Tartus Lõunakeskuses. Näitusel oli väga palju erinevaid käsitööpilte. Sissepääsupilet on täiskasvanutele 5 eurot ja lastele tasuta. Näitusel saab osta pilte, saab teha kuulsa kunstnikuga pilte ja saab küsida autogrammi. Näitus on avatud kella 9–15 ja tuleb olla vaikselt. 5 Miinust ja Puuluub esinevad suvel. Kontsert toimub 29. juunil Pärnus. 5 Miinuse kõige kuulsamad laulud on Peo lõpp ja nendest narkootikumast ei tea me küll midagi. 5 Miinust ja Puuluub esinesid ka Eurovisioonil. Nad sai 20. koha. Soome sai ainult 1 punkti rohkem kui Eesti. Täna me räägime koerte mürgitamisest Mustlas. 10. märtsil saime me teada, et Mustlas mürgitatakse koeri. Pole veel teada, kes on isik, aga loodame, et
isik leitakse üles. sellel aastal on palju koeri mürgitatud. politsei ja mustlarahvas otsivad isikut. Me ei tea, kas me leiame selle isiku. Loodame, et see isik leitakse üles see aasta. 20. mai 2024 avatakse uus toidupood Mustlas Kevade tänaval ja uus kool tuleb Viljandisse Krossipoe juurde. Uus lillepood tuleb Suislepa mõisa juurde ja nüüd ilmateade. Homme on ilm väga soe, pilvi pole ja vihma ei tule terve nädala. Temperatuur on 25 kraadi, õhtul 18 kraadi, ülehomme on hommikul 15 kraadi, päevapoole läheb soojemaks, õhtul aga 22 kraadi. Selline saigi meie tänane saade. Aitäh vaatamast! Kohtumiseni!